Waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. Ooh, waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. Ma jõudsin just praegu Zürichisse ja esmamulje on mul nii hea, sellepärast et nii ilus vaade paistab kohe põhimõtteliselt rongijaama kõrvalt, et ma just tulin lennujaamast rongiga linna ja kohe nii ilus. Päike paistab 6. oktoober ja Tallinnas on juba natukene jahedamad ilmad, aga siin on väga ilus hetkel. Ma olen nüüd Zürichi vanalinnas ja teate mis? Eile ma natukene hakkasin kartma õhtul, et kuidas ma ikkagi lähen üksi Zürichisse. Et see on nii kaugel ja ma ei tea, kuidas ma seal hakkama saan. Ja nii, aga nüüd ma olen siin olnud pool tundi ja ma tunnen ennast juba nii koduselt. Võib-olla ma ei olegi kunagi ilusamas kohas käinud kui see siin Zürich. Appi, vaadake neid mägesid ja seda vett, järve, täiesti ebareaalne ju. Ma olen sellisel tänaval, kus on hästi palju poode ja need poed on ka väga kallid, seal on turvamehed, järjekorrad on seal poodides. Minul pole siin tänaval loomulikult midagi teha peale vaatamise, aga iseenesest on huvitav. Ma unustasin rääkida ühe väga tähtsa asja, mis juhtus minuga siia tulles lennujaamas. Ma ostsin siis rongipileti, et tulla lennujaamast Zürichi kesklinna. Ja see naine, kes pileteid müüs seal, rongipileteid, ütles, et aga siin on minu pilet, et võtke see endale, et ma ise ei saa minna, et ma ostsin 24 tunni pileti. Nii et ma sain tasuta pileti. Ma olen nüüd ühel ülikitsal tänaval. Kusjuures Zürich on üldiselt väga rahulik linn ja siin kuuleb iseenda mõtteid. Ainukene asi on see, et trammid ja mootorrattad teevad vahepeal tugevamat häält, aga üldiselt on siin väga rahulik. Mul on nüüd teine päev alanud Zürichis ja ma magasin sisse hommikul. Ma olin nii kindel, et ma ärkan kell 6. Kuidas saab üldse arvata, et ma ärkan kell 6? Aga kuna ma läksin eile nii vara magama, vist kell 8 õhtul juba, siis ma arvasin, et kell 6 on normaalne ärgata, aga ei, ma olin nii unine, ma magasin kella 9-ni. Ja ma peaaegu magasin maha oma hommikusöögi, sest et hommikus sai süüa kella 10-ni hotellis. Ja ühesõnaga, igatahes ma jõudsin sinna, ma sõin ära ja miks ma võisin sisse magada on ka see, et eile ma ei maganud üldse, siis kui ma reisile tulin, sest et mul läks juba 5:45 hommikul ju lennuk, nii et see on väga normaalne. Aga teine asi on see, et mul on ikkagi päevatöö ka argipäeviti ja võib-olla ma olin lihtsalt ka sellest väga väsinud, aga ma magasin 11 tundi täna vist umbes või jah, midagi sellist. Mu lemmikasi on tegelikult see, kui inimesed naeratavad sulle linnas niisama. See on mul täielik lemmik. Ja ma ise proovin ka rohkem Tallinnas naeratada ja ma teen seda turistidele ka. Sest et tegelikult see on nagu mega mõnus, kui sa reisid, inimesed on sõbralikud sinuga.
see on natuke naljakas, et kui ma reisin, siis ma vaatan koeri kogu aeg, aga see on sellepärast, et mul endal on labrador ja koerad on lihtsalt nii lahedad, aga lihtsalt ma reisin praegu, ma ei peaks vaatama koeri, aga ma ei saa, nad on nii nunnud. Kui sa ei ole varem käinud Šveitsis, siis ma täiega soovitan sul tulla. Siin on mingi täiesti teistsugune atmosfäär. Võib-olla need mäed teevad selle nii teistsuguseks. Ma ei oska tuua ühtegi võrdlust teiste riikide näol. Et siin on tõesti, sa pead nagu ühe korra käima kindlasti Šveitsis. Ta on üsna sarnane tegelikult Genfiga, kus ma käisin siis 1,5 aastat tagasi juba. Seal räägitakse prantsuse keeles, siin räägitakse saksa keeles. Ja no mulle meeldivad mõlemad. Aga Genfi puhul, mis on lahe, on ju see, et ma tegin seal oma kõige esimese reisivideo ja ma nii hästi mäletan, kuidas ma kartsin seda ülesse panna, issand. Ma mõtlesin, et ma ei ole eales nii julge, et ma ikkagi, ja tähendab, ma lõin nagu täiega kartma, enne kui ma selle ülesse panin, ma mäletan. Aga jah, naljakas mõelda, see oli juba 1,5 aastat tagasi, tegelikult kui ma seal reisil olin, aga ma monteerisin esimest videot päris kaua. Et ta sai 2 kuud hiljem ülesse, sellepärast, et mul arvuti jooksis kokku, kuna mul oli liiga palju faile seal videos, aga ja selline lahe meenutus ja Šveits on minu jaoks sellepärast väga eriline koht, et siin on nagu mu unistus ka sees. Ma hakkangi nüüd minema lennujaama poole, ülilahe reis oli. Ma loodan, et sul oli ka huvitav. Suur aitäh, et sa vaatasid seda videot ja tule kindlasti ise Zürichisse.